See siin on maailma kõige esimene linnamaastur. Okei, mitte küll nüüd seesama RAV4 põlvkond, aga RAV4 kui selline. Kui 1989. aastal Toyota insenerid tegid sellise hulljulge prototüübi, ehk siis võtsid maastüki auto kõrge istasendi ja ruumikuse ja kombineerisid selle sellise sõiduauto manööverdamisvõimega. Tulemuseks oli siis nende poolt nimetatud Recreational Activity Vehicle with four-wheel drive ehk siis vaba aja sõiduk 4-rattaveolisena. Sellest tulebki tegelikult RAV4 nimi. Aastal 1994 läks esimene põlvkond siis tootmisse ja osutus sedavõrd populaarseks, et ka teised tootjad hakkasid taolisi linnamaasturid tegema ja neid osteti mühinal. Ning see ongi see üks põhjus, miks terve linn on need linnamaasturid täis ja tundub, et inimesed enam midagi muud nagu osta ei tahakski. Aastaks 2020 oli RAV4 kokku müüdud juba üle 10 miljoni eksemplari, kõik erinevad põlvkondi siis. Ja tänaseks on see number ületanud juba 15 miljoni piiri. Tegemist on ühe maailma kõige populaarsema ja kõige enam toodetud linnamaasturiga. See siin nüüd on RAV4 5. põlvkond, mis läks tootmise aastal 2018 ja seda tehti kuni 2025. Kui Toyotas Eestis arvel kokku on umbes 76 000, siis RAV4-d on nendest siis 13 000. Seda on ikkagi palju ja ükski teine linnamaastur ei ole Eestis ikkagi niivõrd populaarne. Auto24 portaalist leiab nüüd müügil umbes 65. Esiveolist hinnad algavad seal 22 000 euro juures ja nelikveolisi saab kätte alates siis 26 000 eurot. Aga mis on see, mis teeb RAV4-st nii populaarse auto? Ühtes mind huvitab, millist varustust siia pakuti, kuidas temaga sõita on, millised mootorid on kapoti all ja kuidas ta vastu peab. Ning lisaks vaatame üle ka, millised on tema lähimad konkurendid. Kui reeglina on Toyota pigem sellise konservatiivse disainiga, siis 5. põlvkond saanud küll üllatavalt sellise agressiivse ja kurja välimuse endale. Ja tundub, et see on ostjatele ka meeldinud, sest müüginumbrid räägivad iseenesest. Siia said juba piiled esituled, päevasõidutuled, ka tagatuled, muidugi LED-id. Ja ta näeb selline kuri, äge, agressiivne välja. Üllatav on see, et kuigi ta visuaalselt tundub eelkäijaga väga palju suurem auto, siis tegelikult mõõtmed on jäänud üsnagi samaks. Pikkus on isegi õige pisut kahanenud, laiust on lisandunud ainult 10 mm ja kõrgust samuti 10 mm. Ja ka tegelikult pakiruumi maht jäi suhteliselt samaks, mis eelmisel põlvkonnal suurenes võib-olla ainult 3 liitri võrra. Kokku on seda siin 580 liitrit. See on täiesti piisav, et ära mahutada igasugused lapsevankrid, kohvrid ja muu siuke igapäeva vajalik ola. Mootorite valik siin muidugi ülemäära kirjunud ei olnud. Muuseas diisit see üldse ei pakutud. Baasmootoriks oli 2-liitrine vabalt hingav rida 4, 129 kilovatti, mis on siis 175 hobujõudu. Ja seda said nii 4-veolisena ehk siis AVD-na kui ka esiveolisena. Ja käigukastiks oli siis kas 6 manuaal või siis juba see CVT käigukast ehk variaator. Järgnevalt pakuti juba 2,5 liitrist rida 4 mootorit koos elektrimootoriga siis ehk hübriidvarianti. 2,5 bensiinimootor arendas 131 kilovatti ja koos elektrimootoriga kombineeritult siis 160 kilovatti. Kiirendusaeg 0-100 esiveolisena 8,4 sekundit ja 4-veolisena 8,1 sekundit. Ja keskmiseks kütusekuluks lubati esiveolisel 4,5 liitrit ja 4-veolisel siis 4,6 liitrit 100-le. Ja see konkreetne eksemplar on nüüd siis pistikhübriid ehk siis 2,5 bensiinimootor on ühendatud elektrimootoriga. Kombineeritud võimsus on 225 kilovatti ehk siis 306 hobujõudu, mida RAV4 kohta on ikkagi märkimisväärselt palju. 0-100 kiirendus kõigest 6,2 sekundit 100-ni ja keskmiseks kütusekuluks lubatakse selline liiter 100-le. See on ilmselt saavutatav ainult linnas ja puhtalt elektri peal sõitmisel. Aga jah, 2,5 täishübriidi ja siis seda pistikhübriidi manuaalkastiga enam ei saanud. Nii et siin on alati see CVT ehk siis variaator käigukast. Kui nüüd siin RAV4-s on võetud vähe edevam ikka pakett peale, siis ta näeb seest ikkagi päris uhke välja. Siin on materjalid on mõnusalt pehmed. Siin on ka siuke ilusti õmbluste imitatsioon peal. Armatuur on pehme. CVT puhul on sul siuke tavaline klassikaline käigukastikang ja siin on üks pisike lüliti, kus saad erinevaid sõidurežiime sättida. Mis mulle väga meeldib on see, et kliimajuhtimine ikkagi on eraldi plokina ja eraldi nuppudena, et sa ei pea hakkama kuskilt ekraanist neid taga otsima.
et siin kõik vajalikud asjad on ikkagi otsenuppude all, mis tänapäeva automaailmas on päris tore ja tervitatav. Toyotal on muidugi kombeks, et sa ei saa pikka nimekirja ette, kus endale varustust hakata linnutama, vaid see on ilusti jaotatud ära pakettideks. Neid on nii palju, et mul isegi need kõik meelde jäänud. Näiteks baaspakett oligi standard, sellega said kaasa juba siis nahast rooli, kangast istmekatted, manuaalse kliimaseadme, esiistme soojendused. Elektrilised aknad on tänapäeval loomulikult kõigis autodes olemas, aga näiteks adaptiivne püsikiirushoidja on baasvarustuses täitsa olemas juba. Tagumiste istmete seljatuge said reguleerida, käetoe said ja topsihoidikud nii ees kui taga. Ja sellise baasvarustusena tuli siis analoogkellad ja sinna keskele 4,2 tolline näidikute paneel. Ja keskekraan oli tal siis 7 tolli. Ja raadioks 6 kõlariga siuke tavaline süsteem, mis ilmselt väga hästi ei laula. Järgmine pakett oli juba Active, mis siis eelnevale lisandus juurde nupust käivituse ja 2-tsoonilise automaatse kliimasüsteemi ning ka tagurduskaamera. Järgmiseks paketiks oli juba siis Luxury, sellega tuli juurde siis soojendusega rool, vihmaandur, tagumised parkimisandurid, multimeediaekraan oli juba 8 tolli ja sinna näidikute paneeli kellade vahele said siis 7 tollise digitaalse ekraani. Edasi tuli juba siis Luxury Plus. Sellega said kaasa juba siis võtmeta sisenemise käivituse, elektrise tagaluugi, juhtmevaba telefoni laadimise ja siis niisuguse naha ja alcantaraga istmed, mis näevad vähe luksuslikumad ja edevamad välja. Järgmine pakettidest oli juba Style, mis kõigile eelnevale lisas juurde siis helesinise valgustuse siia topsihoidjatesse ja siia panipaiga juurde. Said ka ette parkimisandurid, kunstnahast istmekatted ja elektriliselt reguleeritava juhiistme. Ja kui nüüd veel rohkem luksust tahtsid, see oli pakett Premium, sellega tuli kaasa nahksisu, juhistmele said mälufunktsiooni juurde ja lisandus ka veel navigatsiooniseade. Ning kõige uhkem pakett on siis tal Premium Plus, sellega juba said siis seal labad rooli külge, jalaviipega avanev pagasiluuk, lisaks oli olemas esiklaasi soojendus ja tagumisel istmel ka istmesoojendused. Ja niisugust päris luksuslikku tunnetust andis siis juba istmete ventilatsioon, said panoramkatuse ja 360 kraadi parkimiskaamera. Ja mis võib-olla minu jaoks kõige erilisem lisa selle Premium Plusi juures on siis see JBL-i helisüsteem. See laulab täitsa edukalt siin autos, nii et ma arvan, et omas klassis isegi üks siuke tugevamaid helisüsteeme. See JBL-i said muidugi ka vist isegi Premium paketile lisana tellida, aga kõik muud asjad tulid ikkagi pakettidena, nii et eraldi sellist lisavarustust ei saanud, kui siis võib-olla kärukonks. Peale mudeli värskendust siis aastal 2021 jäi analoognäidikud ainult Active paketile, mis siis ühtlasi oli ka siis standardpaketiks. Ja ülejäänud kõik said 12,3 tollise digitaalse näidikute paneeli, sinna saad endale sobivaid asju ette kuvada. Pilt on pisut kirju minu jaoks, aga küllaltki okei pildiga. Ja multimeediaekraan kasvas siis 10,5 tolliseks. Ära kadusid siit füüsilised nupud, nii et ta on siuke täitsa puutetundlik ja täitsa okei sellise reageerimisega. Aga jah, endiselt füüsilised nuppe jäeti siia alles, nii et need ei kadunud kuhugi. Aga kokkuvõtvalt see RAV4 seest on ikkagi siuke viisakas, kena, ta ei tundu siuke odava klassi auto ja ega ta täna vist ei ole ka enam väga odav auto. Mis minu jaoks selle RAV-i puhul on üllatavaks siin taga, on väga palju ruumi, nagu päriselt palju ruumi, et mul on iste minu järgi paigas ja ma põhimõtteliselt saan peaaegu siia rusikad omal põlvedele vahele panna ja jalad saab mõnusalt lükata eesistuja istme alla. Ja seljatugi ei ole püstine, nagu tavaliselt neil kipub olema, nii et siin tagumisel reaalsõitel on nagu, mõtleks, elu päris mõnus. Huvitav muidugi, kus kohta nad on pannud istmesoojendused, et see on siin käetoe küljes kohe aknatõstuki nupu juures. Ega taga on standardina käetugi olemas, kus on topsihoidjad, mis on muidugi huvitav, et siin niisugust läbilaade luuki pole, et kus uuski tahad vedada, siis läheb asjaga keeruliseks. Aga ruumikas osas see tagarida tõesti nagu üllatab, et siin on tõesti väga mõnus ja mugav olla. Ja siis ei ole ka selline pink, nagu tavaliselt kipub siukses lihtsama hinnaklassi autos olema. RAV4 on selles osas ikkagi väga tubli töö teinud. Kuidas siis 5. põlvkonna Toyota RAV4 sõidab, selle proovimegi kohe järgi. Valdavalt on ikkagi CVT käigukastiga, ehk siis variaator käigukastiga, mis tähendab seda, et ta ei ole selline klassikaline automaat, mis sul käike vahetab, vaid hoiab sellist mootori ühtlast pööret, et saada siis selline optimaalne kütusekulu. Selline igapäevasõites teda väga tunda ei anna või selline kummaline ei tundu, aga kui sa ikkagi kiirendad, siis on kummaline, kuidas see mootor ürgab ja hoiab ühesuguseid pöördeid ja siis läheb. Aga üleüldiselt ma ütleks, et RAV4 sõidab päris mõnusalt. See roolitunnetus on hea, see suunataju, kui sa ütleme siin väikse jõnksu teed, siis ta reageerib täitsa nagu adekvaatselt. Vedrustus on reeglina pigem siuke pehme,
aga see nüüd on siis GR Sport versioon, mis tähendab, et vedustus on natukese jäigem. Ja seda on pisut tunda ka, et ta kurvides on muidugi meeldivam, aga siukse kehva tee peal võib-olla pisut rabistab liiga palju. Ja ütleme nii, et see konkreetne auto on siis nüüd pistikhübriid. Ehk siis saad kuni 60-70 kilomeetrit puhtalt elektri peal sõita, aga ütleme tavaversioonid on siis need täishübriidid ja Toyota hübriidmootorid on ühed klassi ikkagi nagu parimad. Et sa päriselt saad ikkagi siukse linnamaasteri kohta väga tagasihoidliku kütusekulu. Aga ta sõidab hästi. Tuulemüra siin ikkagi tuleb sisse, sest peeglid on väga suured, tänu millele on väga hea nähtavus taasuunas, aga siis ongi see tuulemüra, millega natuke võib-olla lõivu maksta ja ka rehvimüra tuleb sisse, aga kumbki neist ei ole häiriv või selline ebameeldiv, et pigem siuke tavapärane. Et ma selle pärast väga ei muretseks. Ja muidugi sellist kiire sõidu või siukest kihutamise emotsiooni siit autost ei maksa oodata, sest et tegemist on ikkagi praktilise pere linnamaasturiga ja pealegi, kui sa tahaksid minna nüüd vähe aplamalt neid kurve võtma, siis kõrvalistmel olev vinguandur hakkab niikuinii ürgama, nii et kiire sõidu jaoks on ikkagi siis juba kas siis Yaris GR või siis natuke vanemast põlvkonnast Toyota Supra. Aga RAV4 teeb kõike tegelikult hästi. Ei ole ju põhjust tegelikult mitte millegi üle viriseda. Pisut on tuulemüra, pisut on rehvimüra. Iste on väga mõnus toekas. Siin on nüüd sportistmed sees või sportlikumad istmed. Ja mõtleks, et külgtugi on üllatavalt hea. Et hoiab sind ikkagi istmes kinni ilusti. Ja pikka otsa lasta on täitsa mugav ja ka tagumises reas tegelikult ei ole ju põhjust jalaruumi ega millegi üle väga nuriseda. Mõtleks, et RAV4 sõidab mõnusalt. Ta saab kehvema teega hakkama ilusti, sporti temaga ei tee ja miks peakski tegema. Et siin on vähe etteheited sel autol tegelikult. Täitsa on arusaadav, miks ta on nii populaarne, miks ta palju ostetakse. Ta on praktiline, on küllaltki mugav, mis põhiliselt on tegelikult laguneb väga vähe, nii et sul ei ole töökohta eriti asja. Ja kui sa ei ole selline veidrik nagu mina, kellel meeldib mehaanikutega jutustamas käia, siis minu arust on päris hea omadus auto puhul, kui sa ei pea teda kogu aeg remontima. Ja ütleme, sellel mudelil muidugi on siis nii-öelda tippvarustus peal, siin on JBL-i helisüsteem. See laulab täitsa hästi, see 9 kõlarit, toob siukse täitsa adekvaatse helipildi siia salongi. Keskekraan ei asu liiga kaugel, seda on täitsa mugav näperdada. Mis põhiline, siin on päris palju füüsilisi nuppe, nii et sa ei pea kõiki asju siin näpuga ekraani peal vedama ja tänapäeval on see juba päris, vähemalt minu jaoks päris suur väärtus. Et sa saad kliimat juhtida, kõiki muid funktsioone ikkagi otse siukestest nuppudest ja see teeb ikkagi elu mugavamaks. Minul isiklikult ei meeldi ööda ekraane surfata sõidu ajal. Kui sulle meeldib, siis pead võib-olla mingit muud autot vaatama, aga kokkuvõttes jah, mina ütleks, et igati nagu mõistlik ja praktiline ost. Ta ei ole muidugi odav täna enam, eriti kui varustust on palju peal, aga teistpidi toiab väga hästi oma hinda. Kas ma julgeks soovitada? Kui sul ei ole väga edevat embleemi ette kapoti peale vaja ja kiiresti kurve läbida. Ma arvan, et selles segmendis üks siuke mõistlikumaid valikuid üldse. Täna oleme tulnud täiesti juhi uude Amservi müügisalongi ja teenindusalale. Tööd siin meil käivad, aga meie hakkame täna vaatama siis 5. põlvkonna Toyota RAV4, mis läks tootmise aastal 2019 ja toodeti aastani 2025. RAV4-l on 3-aastane värvigarantii ja kehtib ka 12-aastane läbiva roostagarantii. Roosteprobleeme ei ole täheldatud. Kui on olnud mõningad case'id, siis on need pigem nagu tingitud sellest, et on olnud kas kehva remonditöö või siis on olnud mingisugused probleemid, millele ei ole piisavalt tähelepanu pööratud ja sealt on tekkinud mingisugune alge. Küll aga mida me saame välja tuua siin kere poole pealt on siis see, et algusaasta mudelitel võis siis reelingute alumistest kinnituskohtadest hakata vesi salongi immitsema. Selle tulemusena muutusid kas siis ülevalt laepolstri juurest niiskeks või siis kui juba vesi võis ka sattuda siia allapoole, kus on siis elektrisüsteemid, siis ta võis ka seal kahju teha. Aga need probleemid sai juba algusaastatel ära lahendatud ja alates kusagil 2020-2021 aasta mudelitel enam neid probleeme ei täheldatud.
Teine probleem, mis puudutab siis panoraamkatuse äravoolutorusid, siis seal oli samuti, et need võisid ummistuda ja võis vesi salongi sattuda. Üks probleem, mis on kimmutanud RAV4, puudutab siis keyless süsteemi, kus siis juhi ja kundepoolsed uksed ei avane korralikult, aga see on ka olnud lahendatav garantii korras või siis Toyota enda Relax lisagarantiiga. Üks probleem, mida on RAV4 juures täheldatud, puudutab siis tagumist luugimehhanismi ja selle mootoreid, ehk et siis mootoritel on tekkinud rikkeid, kus kohas luuk ei avane täielikult. Paljud probleemid on saanud lahenduse juba garantii ajal ja on tehtud garantii korras korda. RAV4 puhul meil mootorist ja mootori probleemidest väga midagi rääkida ei ole, sellepärast et teadaolevalt Eesti turul ei ole täheldatud rikkeid või vähemalt selliseid, mis oleksid nagu läbivalt ja oleksid nii-öelda nagu mudeli probleemiks. Mootor on väga töökindel. Toyota on seda tõestanud juba läbi aastate ja sama mootorit kasutavad väga paljud Toyota grupi teised sõidukid samuti. Algusaastate RAV4-l täheldati seda, et 12 voldi aku tühjenes. Selle probleemiks oli see, et sõiduki kinnipanemisel üks andmemoodulitest ei lülitanud ennast välja. Selle tarbeks tehti tarkvara uuendusi ja see probleem likvideeriti. Toyota hübriidsüsteem on ennast väga hästi tõestanud, et kui ma enne mainisin ka, et seda sama mootorit ja seda kombinatsiooni, kus selle hübriidiga on tegelikult väga suurel hulgal Toyotadest kasutusel, siis ei ole täheldatud seda, et meil oleks olnud vaja vahetada neid akusid. Kui see peaks tulevikus päevakorda tekkima, siis tegelikult, kuna nii suur variatsioon erinevaid sõidukeid seda sama kombinatsiooni kasutab, siis ei tohiks olla selle aku vahetus väga keeruline ega ka väga kallis. Kõrgepinge akuvahetust küll ei ole esinenud, aga on olnud probleeme hübriidi juhtmestikuga. Nimelt asub see siin põhja all ja meie talvel soolad, mis maha puistetakse, on tekitanud seal roostet. Tehase lahend on olnud see, et selle pistiku juurde on, kas see on ära isoleeritud või on see juhtmestik vahetatud. Toyota üldine koostöö kvaliteet on hea, küll aga on mõned kasutajad kurtnud selle üle, et salongis on liigseid naginaid, aga see ei ole pigem nagu läbiv teema. 2021. aastal tehti autole facelift. Selle käigus tekkis siia ette ka niisugune suur 12-tolline ekraan. Algusaastate autodel juhtus niisugune asi, kus kohas see ekraan võis lihtsalt üks päev oma töölepingu lõpetada, muutus täiesti mustaks ja lahendati seda siis sellisena, et kui sai, tehti tarkvara uuendusega või siis vahetati välja. Hangumisi on ette tulnud ka multimeedia ekraanil ja nende probleemid on üldjoontes saadud lahendatud siis tarkvara uuenduste kaudu. RAV4 sild on äärmiselt vastupidav justkui Eesti teedel loodud. Kui siit midagi nagu välja tuua, siis stabilisaatori liigendid ees koos vahetusega esinduses maksavad 460 eurot ja tagumised 390. Üks probleem, mis RAV4 kummitas, olid amortisaatorite läbilöögi puksid, mis olid liiga lühikesed. See probleem lahendati ja enam liigseid kolinaid sealt ei tekkinud. RAV4 kettad klotsid ees-taga maksavad esinduses koos vahetusega circa 740 eurot. RAV4 hooldusvälp on 1 aasta või 15 000 kilomeetrit. Väiksemad hooldused maksavad 350 kuskil ja suuremad hooldused 750 eurot. Käigukast on äärmiselt vastupidav, probleeme seal juures ei ole täheldatud. Õli soovitatakse vahetada kas iga 4 aasta tagant või iga 60 000 kilomeetri tagant. Kuna meil RAV4 juures siin väga palju kuluosi ei ole välja tuua, siis esimesed kojamehed koos vahetusega esinduses maksavad 67 eurot ja tagumine kojamees 26 eurot. RAV4 on äärmiselt vastupidav auto, ta on ennast tõestanud Eestis juba läbi aastate. Kindlasti soovitame tähelepanu pöörata nendele mõningatele detailidele, mis me siin videos välja tõime, aga üldjoontes tundub, et tegemist on äärmiselt usaldusväärse ja vastupidava sõidukiga.
mis on sellised mõistlikud alternatiivid siis Toyota RAV4-le? Kindlasti esimeseks on selline igipõline konkurent Honda CR-V näol, 5. põlvkond, mis läks tootmise aastal 2017 ja toodeti aastani 2022. Sellel said 1,5 kuni 24 liitrid bensiinimootoreid, ta oli saadaval hübriidina, ka pistikhübriidina ja lisaks oli valikus ka 1,6 liitrine diisel. Auto 24 portaalist leiab neid müügist umbes 30 ja hinnad algavad seal 18 000 euro juurest. Teise sellise alternatiivina tasuks võib-olla kaaluda ka Jaapanist pärit Mazda CX-5 teist põlvkonda. See läks tootmise aastal 2016 ning toodeti ka samuti kuni 2025. Valikus on kas 2-liitrine või 2,5 liitrine bensiinimootor ja lisaks ka 2,2 liitrine diiselmootor. Müügist leiab neid samuti Auto24 portaalis umbkaudu 30 ja hinnad algavad juba 12 500 euro juurest. Ja kolmanda alternatiivina tasuks siis ehk lõpuks kaaluda ka Volkswagen Tiguani teist põlvkonda, mis läks tootmisse aastal 2016 ja toodeti teda kuni 2024. Valikus on bensiinimootorid alates 1,4 liitrist kuni 2 liitrini, saad ka pistikhübriidina ja siis on ka veel olemas 1,6 ja 2 liitrine diiselmootor. Müügist leiab neid lausa üle 80 ning hinnad algavad seal 15 000 euro juures. Mida siis kokkuvõtvalt arvata sellest 5. põlvkonna Toyota RAV4-st? Välimus on muidugi maitseasi, aga minu meelest on ta selline mõnusalt agressiivne ja natuke eristuv, aga ei lähe ka üle piiride, üle vindi. Sõit on temaga väga mõnus, väga meeldiv. Ei ole mingi eriline sõiduelamus, aga millegi üle nagu kurta ka ei ole. Et Toyota on selle koha pealt kuidagi nagu teinud täpselt nii palju kui vaja, aga mitte midagi kehvasti. Diiselmootorid siin valikus muidugi ei ole, sellest on valdavalt need hübriidid, nii et kütusekulu pärast ikkagi muretsema ei pea. Ja kui tegemist on Toyotaga, siis need töökotta asja ikkagi nagu ülimalt harva. Seega selliseks pere transpordivahendiks, kus on nüüd meeletuid sõiduelamusi oota, igati mõistlik ja ratsionaalne valik. Ja mis põhiline, ta jääb väga hästi oma hinda, nii et hiljem maha müües saab päris palju raha tagasi selle auto eest.